Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Seekord võtame jälle küsimuseks ette hariduse temaatika. Ja vaatame täpsemalt võib-olla sellesse, et mis on meil sellise käelise või ütleme, tegevusliku osa haridusest tulevik. Ja selleks, et mitte sellest ka üksi siin jutustada, on mul saates ka külaline, kes saab ennast ise tutvustada nüüd. Tere, Taavi Kotka. Insener. Aga mõte oli mul selles, et tegelikult kui võtta seda tulevikust ja täna ja minevikku, siis üpris klassikaline on olnud see, et meil on tööõpetuse tund koolis. Ja seda on sisustatud väga erinevalt ja see on olnud poistel tüdrukutel esiteks nagu diferentseeritud. Tüdrukud, ma ei tea, heegeldavad, koovad, ma ei tea, tegelikult kas nad enam seda väga palju teevad, aga ma eeldan, et see on seal elemendil endiselt sees ja poistel on puudu, et isegi mäletan, kuidas sai treitud mingisugust lille postamenti või midagi siukest, kui mina koolis käisin. Et mitte, et see popp ei oleks. Mu enda koolis, kus laps käib, ta käib ka puutöös, see valikainena, mis on, aga mis ei ole kohuslik aine, vaid valikaine. Tekkis ilge draama sellest, et kõik tahtsid puutööd. Ja siis selgus, et kohti nädalas ja tunde palju sinna mahub oli umbes 10–20 korda vähem kui soovijaid. Aga muidugi samas, kui me mõtleme nagu tuleviku peale ja mis sorti võimekust meil vaja on, siis võib-olla peaks seda nagu konteksti veidi ümber mõtlema. Ma ei tea, mis sinu arvamus on? No, me peame üldse küsima enda käest, et mida me tahame, keda me tahame. Et mis on see toode, mis peaks siis tulema turule pärast põhikooli või pärast gümnaasiumi või pärast põhikooli. Ja siis kui me teame, mis toodet me tahame, siis me peaksime küsima, et kas see teekond, mida see materjal siis läbib, et kas ta vormub sellest tooteks või vormu, eks. Et see kõlab võib-olla natuke liiga banaalselt, aga ütleme niimoodi, et kui me tahame saada kvaliteetset lõpptoodet, siis niimoodi käib iga tootmisprotsess. Iga tarneahel toimib sellisel viisil, et vaadatakse igat etappi, vaadatakse, mida saab selles etapis parandada, et see lõpptulemus oleks nagu täiuslik. Miks on tähtis? Armastan seda näidet tuua, et minust ei saanud baleriini. Et täna olen kas sa proovisid? aga et kuna ikka spordimees olnud ja nii edasi, et ja üldiselt on ikkagi niimoodi, et see, millega sind elu kokku ei vii, see ei saa. Ja samas, kui elu sind viib millegi kokku, siis tekib täitsa mingi uus laine, et väga tuntud on Eestis kõik tsirkusartistid tulevad kust kohast? Venemaalt. Ei. Eesti endamad. Eesti endamad? Okei, ausalt ei tea. Vändrast. Nagu sa laudagi. Ja Vändrast nad tulid selle pärast, et seal oli kehalduskasutuse õpetaja, kes otsustas mingi periood selle teemaga tegeleda. Okay. Ja lastel tekkis sellega kogemus ja see mõjutas nende tulevikku. Lihtsalt nii huvi pärast küsin, kas meil on nagu turgu ka tsirkusartisti? Tõenäoliselt ei ole, aga ütleme niimoodi, et see on hea näide, ütleme, selle kohta on ka palju uuringuid, et ikkagi väga see, mis me lapsepõlves kogeme, see mõjutab me tuleviku valikuid. Miks väga tihti on see, et isa oli politseinik, laps on politseinik. Ja nüüd ongi see küsimus, et mis on need oskused ja julgused, mis me saame kaasa koolist, kas need mõjutavad meie tuleviku valikud või mitte. Sama jutt, et kui ema raiub kodus, et ma matemaatikat ei osanud, ja sina ka tõenäoliselt ei oska, ma ei tea, viimasel, mis see oli see aasta õpetajat Auvina Kallal, Evelin Võigemast, kes lugesin ära, 5 või 6 korda ütles, et tema ei oska matemaatikat suurelt lavalt. Millest nagu õpetajad tahtsid ära kägistada. Mõistan neid. et matemaatika on teatama mustrioskus, mustrid ära õpid, et kõik on võimsad omandama. Ja, ta on loogika laias laastus. Ja nüüd ongi see, et muide heegeldamine ja puutöö on alles, heegeldavad ka poisid, aga mul on tunne, et see on ikkagi üks õppeaine, vähemalt mul on 4 last, eks. 4 lapse pealt vaadates, üks pole sinna veel jõudnud, aga 3 lapse kogemuse pealt mulle tundub, et see on selline aine, mis järgmine põlvkond või eelmine põlvkond nagu siis tasub oma mineviku vead, et kui minu ema heegeldas mulle, siis minu naine või mina heegeldan oma lastele. Ja nüüd, kui nemad saavad 30-40 aastat vanaks, siis nemad heegeldavad oma lastele. See on selline aine, mis käib teatava lõtkuga, et
ja noh, ma olen väga seda meelt, et kes räägivad, see on käeline osavus ja see on algoritmika, mis on ka õige, et sa pead kindlalt algoritmi lööma sisse kogu aeg, et siis tuleb õige tulemus välja, eks, et progemine on samasugune. Aga progemine pole nii tuim töö. Progemine muidu on tuim töö, kes on, mina olen teid selle kutsun programmeerija olnud ja sellest väsib ära ühel hetkel. Ei, seda küll. Ja et kõik süsteemid on kokkuvõttes ühesuguse töö, nagu müüri ladumise töö. Aga ongi see küsimus, et mis oskustega me välja tuleme, et kui me otsime nüüd käelist oskust, mis on käeline oskus, et me suudame nagu kindla käega joont tõmmata või me suudame, ma väidan, et ega joote kolbiga jootmine on sama palju täppistöö kui heegeldamine, et seda käelist osavust on võimalik mitmel viisil saavutada. Ja mina oma perekonnaga olen võtnud selle vendetta ette, ehk siis täna sul on peamiselt ikkagi poisid selles puutöös, kes puutööle tahtsid selle koolis, aga miks see nii peaks olema, et inseneer on ikkagi amet, mis sobib ka naistele, eriti tänapäeval, kus on väga palju asju automatiseeritud. Ja nüüd meie enda uuringud, pluss mu oma tütar tegi nüüd selle 11. klassis selle, mis on see uurimustöö päris ta uuris 2 sihtgruppi, küsitles tüdrukuid, kellel on siis robootika kogemus ja küsitles neid, kellel ei ole robootika kogemust. Just sellest vaatevinklist, kas sinu jaoks, mis maine sinul üldse inseneeria eriladel on ja kas sa näed ennast inseneeria eriladel osalemas. See on drastiline vahe. Need, kes on, neil on vähemalt uks irvakil, nad vähemalt mõtlevad selle peale, see veel ei tähenda, et nad lähevad. Seal on 100 miljon aga veel, ma räägin, et seal igas selles toote faasis on omad vead, aga need, kellel pole üldse mingit kogemust, neil on kindel ei, nad isegi mõtle selle peale. Ja see ongi see küsimus, et kui me vaatame tänast ülikoolide erialajaotust ka, on jätkuvalt minu meelest 12,500 humanitaari ja 4,500 reaali. Mis on seda, et meil on kõrgharidus sügavalt humanitaaria poole kaldu. Ja me küsime, et aga kas see on selle konkurentsi alus, mille peal meie riik elab järgmised 20, 30, 50 aastat? Ilmselgelt ei ole. Selles mõttes, et mõnes mõttes võiks olla see sedapidi kaldu siis, kui me oleme mingi ülikõrge lisandväärtuse tootlikkusega riik ja me tahamegi nagu neid pehmeid alasid nagu ka tagasi tuua, et sellega ka nagu keegi tegeleks, aga praegu minu meelest ka peaks olema rohkem 50-50 või isegi rohkem reaali poole kaldu. Aga siis ongi küsimus, et kuidas me rohkem saame sinna reaali poole kaldu. Üks on see, et me muudame kõrghariduse tellimust, sa ei seda väga hästi. See on vale ukse kaudu lähenemine. Aga teine asi on see, et me suudame ikkagi teha selle valdkonna atraktiivseks nooremale põlvkonnale. Täna tahame või taha, aga kui sa ikkagi suudad ennast inseneeria vahepeal millised, kas masinaehitus, elektroonika, informaatika vahepeale, sealt suudad ennast ikka läbi närida ülikoolis. Keskmine palk tuleb kohe esimesel aastal, aga tõenäoliselt tuleb ikkagi mitu keskmist palka sulle ja potentsiaal on niimoodi, et mul on täna ikkagi, ma tean täna Eestis tippnaisinsenere, kelle palk on 5 kohaline. Ja ei ole seal 10 alguses, vaid sügavalt keskpaigas on ju. Ilmselt 15 000 eurot kuu palka. Naised. Et selles mõttes, et on võimalik küll ronida sellisesse kohta. Aga nüüd ongi see küsimus, et selle, ma usun, et kvoodid võivad midagi kiirendada. Me paneme juhatusse kvoote või nõukogusse kvoote. Aga kui ma omal ajal ikkagi värbasin 100 programmeerijaid Nortalisse, siis meil oli 300 progega kohta oli 3 naist. Ja ükski neist naistest ei olnud, ma räägin programmisameti positsioon, et ükski neist naistest ei olnud vanemarendaja ega arhitekti. Kõige kallimad tööpositsioonid ei olnud kätte saadavat. Väga lihtsal põhjusel. Ja võtad ülikoolist tulnud noore naisterahva, tal on 3 aastat kogemust ülikoolist. Ja seda on tühjus. See on samasugune poiss seal kõrval, kellel on 3 aastat ülikoolis ja 10 aastat kodus putitas veel ja tegi midagi juurde. Kogemuse baas on 13-aastane kogemus ja 3-aastane kogemus. Kumbale ma maksan rohkem? See on selles mõttes loogiline. Et seda kvoodiga ei lahenda. Selles suhtes on minu meelest need kvoodid, ütleme, pendel lennanud teise otsa, kui sa selle kaudu üritad probleemi lahendada. Et see, ütleme, ratsionaalne on ta siis, et seda kvoodisüsteem, kui sul on nagu on valikut ja sellest valikust sa tahad enam-vähem võrdväärseid kandidaate, et siis tasub hoida mingisugust tasakaale selleks, et tekitada mingeid eeskujusid ja kõike muud sükast. Ma muidu nii palju ütlen vahedle, et McKinsey on analüüsinud päris mitu uuringut, ta on teinud regulaarselt igal 10. seda
kvootide teemat ja juhatustes ja nõukogudes, need, kus on rohkem tasakaalus, ma ei räägi ainult juhatusest ja nõukogudes, et need ettevõtted finantsiliselt keskmiselt rohkem kui 25% toimib paremini. Ei no seal on see, et sul on kasvõi ei, ma arvan, et see tegelikult kehtib väga edukalt ka sul nendes alamates astmetes, sellepärast, et sul on tahest tahtmata mõnes mõttes veidi erinev lähenemine kasvõi probleemi lahendamisele. Ja kui sul on 2 erinevat vaatenurka, siis on juba palju tõenäolisem, et sa suudad sellele juurprobleemile paremini läheneda, sest sul tekib erinevaid mõtteid. See on sama nagu on need kõlakambrid, on ju, et kui kõik räägivad ühesugust juttu, siis sellest mullist on väga raske välja murda, on ju, aga kui sa võtad sinna juurde kellegi teise, kes tuleb teisest nagu sellest, siis sul tekib mingi segunemine ja võib tekkida uusi mõtteid, võib tekkida ka kaost. Lähme nüüd tagasi teemasse, mis on siis, ikkagi kooliharidusega see Just. Mina küsiks sinult vana ikkagi haridusministeeriumi inimene, et mida kuradit, meil on, keegi just ütles, üks lapsevanematest, tema käis reaalkoolis 60-ndatel ja tööõpetus on täpselt sama, mis praegu. Et et kus on droonik, kus on robotid, kus on kerarobotid, kus on inseneeria probleemi lahendused, masinaehitus, elektroonika. Jaa, mul on sama küsimus, sellepärast ma selle saate otsustasingi teha. Et tegelikult see on teema, võin sulle rõõmustaks öelda, et see on tegelikult teema, mis on mitte, ma tavaliselt üritan siin saates mitte poliitikat üldse sisse tuua, aga see on tegelikult meil ka koalitsioonileppe laual. Et tegelikult see on teema, mida lahendada ja ma näen ka enda selle näol on ju, et kõige lihtsam mehaanika inseneeria asi, millega enamus lapsi kokku puutub, on Lego. Selles mõttes, et sa pead väikestest tükkidest kokku laduma terviku. Okei, sa teed seda kas juhendi järgi, mis on masinatööstuses ka teed ikkagi tihti juhendi järgi asja valmis. Ja siis teine pool on see, kus sa pead olema see innovaatiline, kui sul on juba neid klotse piisavalt palju, sa hakkad välja mõtlema mingid oma asju ehitama. Ja sealt tegelikult see kõige esimene samm robootikasse tihti ongi see, et on need Lego enda progetavad, muudetavad komponendid, et sa saad hakata tegema. Et tegelikult me anname väga paljud last, kahtlustan, et tänapäeval ei ole väga palju lapsi, kes ei oleks Legoga kokku puutunud. Võib olla, aga kes ei ole mingilgi maal kuskil. Et tegelikult nagu meil eeldused on olemas, need lapsed, kui nad kooli lähevad või kooli algklassides on, aga seda eeldust me nagu ei võimenda sealt edasi. Miks siis probleem? Ma meelega norin, ma ise tean vastuseid. Ma tean ka, et sa tead vastuseid ja sa tead ka seda, et mina tean neid vastuseid. Ma ei tea, ma kahtlustan, et see osa on sellest ikkagi olnud see, et hästi klassikalist võttes minu meelest, mida me oleme ka siin saates varasemalt haridusteemade puhul rääkinud, ega me teame ka seda, kuidas üldiselt peaks õpetama. Et kogu see kupatus, et sa tunnis ilgelt palju nagu räägid ja siis kodus lased iseseisvalt lahendada, tegelikult peaks käima nagu vastupidi, et sa loengud kuulad kodus ja tunnis on see konsultatsioon ja praktika pool. See on see, kuidas õppimine oleks 10 korda efektiivsem. Me teame neid asju, aga see on nagu kunagi keegi ütles USA riigi kohta, et see on nagu tohutu suur laev, meil on hästi pisike tüür, et sa nagu võid seda rullida, aga see laeva keeramine võtab nagu räme kaua aega. Et ma kardan, et selle kogu haridussüsteemi selline keeramine on aeglane, sest sul tahest tahtmata on siuke established arusaam, kuidas nagu mingi asi peaks olema, kuidas ta on alati olnud, kuidas ta on töötanud, miks. Et ma arvan, mingil määral võib-olla ongi see, et selline rohujuure tasandilt, see, mida sa oled teinud Unicorn Squadiga, et kes veel ei tea, siis sa võid sellest natuke tutvustada, kuigi ma ei tea, kui palju on eestlasi enam, kes ei tea, mis asi on Unicorn Squad, aga võib-olla on, et igaks võid rääkida. Aga see on minu meelest olnud selles suhtes nagu hea näide, et see on see put money where your mouth is, et sa oled ära näidanud, et see omab efekti, see omab pointi. Ja sealt kaudu tegelikult peaks nagu midagi sükest edasi tegema. Aga isegi kui see on selline ilmselgelt faktiliselt laual ees, ei tähenda, et siis kogu süsteem teeks siuke nagu snap oleku vahetuse. Et kogu selle laeva keeramine on ikkagi pikk protsess ja ma arvan, siin on vaja igal tasandil alt ja ülevalt seda nagu jõuliselt suunata selles suunas. Aga ma annan sulle nüüd selle võimaluse, et räägi ära, sest ma kahtlustan, et võib olla inimesi, kes ei tea, kuigi või vähemalt ei tea nii detailselt. Väike vahemärk, ma või muidu ei ole ära tõesti. Eks siis meie kõige vanemad tüdrukud on praegu 11 klass. Et nad ei ole veel nagu seda, et kui paljud neist lähevad nagu ülikoolis, okei. Aga see, mida nad on võimelised tegema, kui suur huvi selle vastu on, selle poole saad ära tõestanud. Seda me kusjuures nüüd, me oleme mõõtnud ka iga aasta, aga me oleme seda natukene põlve otsas, et see aasta me teeme päris ühe teadusliku uuringu juurde veel.
ehk siis, kes ei tea, siis me Rakett 69 saates inseneeri ülesannetes oleme ära võtnud ajapiiri. Vanasti oli 45 minutit, annetakse sulle mingi ülesanne ette, et sul on aega midagi ehitada, meisterdada 40 minutit ja siis peab olema valmis. Keerulisemad ülesanded 1,5 tundi. Nüüd on piiritu. Pannakse kaamerad vahepeal seisma, päriselt see on nagu nii piinlik, nüüd see hakkama. Ehk siis nad ei oska. Ja hüpotees on see, et vaata, ei ole neid vanaisasid ka enam, kes lastega puutööd teevad ja ehitavad ja meisterdavad, et siis nende mustrite tajumine on ära kadunud ja me tahamegi mõõta nüüd, et need lapsed, kes päriselt nagu tegelevad nende mustritega, siis käivad robootika ringides ja nii edasi, kas neil on mingi eelis nende suhtes, kes ei käi. Vaata need oivikud, kes on Rakett 69, käi üldjuhul sellistes inseneeri ringides ja nad ei oska sellepärast. Mõõdame ära, vaatame, mis teadus ütleb. Et ei tea, hüpotees, et tõestab alles. Aga ühesõnaga minul jutt hakkab aastast 2018. Minu tütar visati välja Reaalkooli robootika ringist. Vähendasid kohti 32 pealt 16 peale. Oli muidu 30 poissi, 2 tüdrukut. Suhteliselt klassikaline suhe Eestis, et ütleb, et kes õpivad Eestis robootikat noortena, siis peamiselt oli nii, et on poisid olnud. 10-1 on see suhe olnud kogu aeg. Ja minu katsed tüdrukud tagasi saada ebaõnnestusid ja see fakt, et ja ma rääkisin ka haridusministeeriumiga, et me ei saa viia seda, miks me ei saa kaasajastada tööõpetust, viia sisse droone, robootikat ja kõike muud. Ütles mulle 3 põhjust. Et üks on see, et õpetajatel pole kvalifikatsiooni. Vastu tõele. Punkt 2, see on kallis, koolid ei osta ja on ka, droon maksab 150 €. Ära, jälle uus. Nüüd küll on soodsamaid ka. Aga... Ei, ütleme need, millega mis on progetavad, need 150 ei saa. Ja punkt 3, et kui sa vaatasid statistikat sel hetkel, sul on 10 poisse ja 1 tüdruk tuleb robootika ringi. Vanematel on võrdne võimalus registreerida oma last ringi. See, et on 10 poisse ja 1 tüdruk näitab, et poistele meeldib, tüdrukutele meeldib, statistiliselt on õige. Ja me teeme nägusid... Lapse vanematele meeldib. Ei, ühesõnaga, aga ütleme, tüdrukutel tungi ei ole. Tüdrukutel tungi ei ole, ja haridusministeeriumil oli väga loogiline järeldus, et me ei saa panna koolis kohustuslikuks midagi, mis on nagu ühele soopoolele peale sunnitud. Saad aru, et sa ei saa panna nagu eriala, mis tegelikult tüdrukutel ei meeldi. Et sellepärast ei saa, need on 3 põhjust, miks ei saa teha. Ja vaatasime seda hüpoteesi oma abikaasaga ja otsustasime, et loeme natuke kirjandust, on mingid näited, et näiteks Inglismaal on internaatkoolid, boarding schoolid, olete Harry Potteri filmis näinud, lapsed lähevad. Ja see internaatkool kõlab eesti keeles ilgelt alasti. Boarding school on nagu midagi erilist. Aga põhimõtteliselt internaatkool. Ja kui need on veel nii jõhkrad, et Londonis tavaliselt saadetakse lapsed kuhugi maale ja septembris lähevad ära, esimest korda vanemad näevad lapsi detsembris. Jõulude ajal. Jah, kus juures vanemad jumala rõõmsad, et lapsed on läinud, et jumala äge. Rõõmsad lapsed on oma küsimusega. See on mingi eliidi värk veel, nagu umbes alla. Seda ma ütlengi, et vaata, meil internaatkool ajalooliselt tähendas nagu rohkem midagi nagu halba. Seal see on nagu eliidi pool. Ja UK-s on osad internaatkoolid on soopõhised ja ainult naistest koosnevad internaatkoolid saavutavad STEM-is paremaid tulemusi kui segakoolid. See on üks näite. Meil hakkas huvita pakkuma. On paar uuringut tehtud Kolumbias, mõned USA-s. USA-s enam ei tohi teha soopõhiseid gruppe üldse. Aga ühesõnaga, meil hakkas painama see, et mingi see keskkond, või see, et on 10-1 on nagu suhe, et midagi on sellest keskkonnast paigast ära. Me tegime testrühma 17 lapsega, võiksin poisid välja, ainult tüdrukud. Meesjuhendajad võivad olla, aga meil on küll põhimõtteliselt naisjuhendajad, aga on 17 tüdrukut ja me võtsime ära lisaks selle, võtsime poisid ära ja teine võtsime võistlemise. Jätsime saavutamise. Et mis on saavutamise ja võistlemise vahe on see, et antakse inseneeri ülesanne, nagu sa ütlesid, üks ülesanne Lego autodega, et ehita mulle Lego auto, mis sõidab 3 meetrit alla 10 sekundi. Et see ei ole triviaalne ülesanne, sa pead seal erinevaid mootoritüüpe natuke teadma ja nii edasi õppima neid. Ja erinevad ülekandeviisid on, kas on hammasratas või rihm ja nii edasi. Ja rihm libiseb ja kõik muud üksed jutud. Ja kui sa saad alla 10, siis sa oled juba võitnud. Ja kui sa saad 9 sekundit või 4, mind ei huvita. Ja see, kes oli kõige kiire, mind ka ei huvita. Et see on selle saavutamise vahe.
ja mis juhtub, on see, et see pinge võetakse maha, võistlemise pinget ei ole. Aga kui sa oled mingi tulemuse kätte saanud, siis sa lähed ikka laua taha tagasi ja proovid veel paremaks saada. Et sa hakkad nagu iseendaga võistlema. Ja see loob nagu sellise meeldiva õhkuna sinna laua taha, et tänaseks meil on siis koolist läbi käinud juba üle 5000 tüdruku, eks. Hetkel aktiivselt on kogu aeg koolis üle 3000 on koolis sees. Lõpetanud pluss koolis sees olevad on. Et ja nad käivad... See on läbi kõigi vanusastmete siis? Ei, vaat sellega ongi nüüd trikk, et me alustame teisest, kolmandast klassist. Kõige parem aeg ongi hakata teise klassi kevadest. Okay. Ütleme siis vastu kolmandat klassi on kõige parem aeg alustada. Ja me oleme saadud täna olukorra, kus vanuses, ütleme siis 8–12 tehnoloogiaharidust tüdrukud saavad rohkem kui poisid. Ehk siis me oleme selle pendleni visanud nagu sinna teisele poole. Ma just hakkasingi ütlema, et siin tuleks varsti mõelda selle, et eks vaja poistele ka siuksed. Ei, vaata poistel ongi. Ega muidu robootika ring on nagu Eesti täis ja drooniring. Need ongi põhimõtteliselt poistele. Ehk siis, et me mitte nagu ei teinud, me ei diskrimineerinud, vaid me tasakaalustasime. Ja siis meil on üks suur auk, mida me nüüd loodame täita, et me siin praegu räägime erinevate võimalike sponsoritega, et 6, 7, 8 klassi meil praegu nagu tühi, et sinna leida midagi. Siis uuesti meil on juba praegu olemas koostöös TalTechiga. On 10-11 klass on juba pro-tase, kus tüdrukud saavad näha 4 eriala päris süviti. Mahala poole aasta jooksul peavad ehitama e-poe, kasutades AI-d. Paneme seal päris üles ka, nii et et õunannab domeenid ja nii edasi, et päris täisfunktsionaalne. Teine kursus on elektroonika, ehitavad nullist oma drooni, kalibreerivad ära, õpivad lendama, FPV tellidega, ja nii edasi, et et nad vaatavad nagu 4 eriala süvitsi. Tahaks ise neid. Et need on mõeldud puhtalt selleks, et nagu tutvustada, et juba oskad. Mine, võta see eriala, õpi see ülikoolis ära, sul on kindel töökoht ka garanteed. Hea töökoht. Hea palgaga, et sa ei neruta, et sul ei ole nagu, et sa oled igal konkurentsis. Sest mida sa pead leidma, me peame olema nagu eestlastena konkurentsis oma vanade lastega Saksamaal, Austrias ja nii edasi. Ja tänaseks me oleme jõudnud olukorda, kus me oleme ära tõestanud selle, et logistikamudelite kaudu see sisu, mis muidu on kallis ja kulukas, eks, mida haridusministeerium Belgias, selle kuluhinda, see on selle, et kui koolid jagavad seda materjali, see on võimalik 20 korda tuua hinda alla. Eks kui kool ise ostaks endale drooni, oleks 150 eurot, eks, siis praegu on 750. Sellega juba täitsa ostaks, ühesõnaga, et me suudame selle tunni hinda tuua sinna kuhugi euro peale, et lapse kohta, et mis on väga hea hind juba. Ja teine, mis me tõestasime ära, et kui sa õpetad 9–12 aastast last, sul ei ole vaja kõrgharid tehnoloogia vallas. See põhimõtteliselt mängid lastega. Sa võtad ära selle hirmu tehnoloogia suhtes. Ehk siis samamoodi, kui ma käin ja teen heegeldamist, minust ei saa kudu. Ühesõnaga käpikuid ei tule ikka minu käest. Ma olen teinud kunagi sipsikule selles. Võt just, et kui saaks nööbi, saan nagu kampsuni, et saan. Sellega on hästi juba, et kui ma jutuga tahan jõuda, on see, et meil on algkool, põhikool, esimene aasta, teine aasta, selles kokku on kuskil 600 kunsti ja tööõpetuse tundi. Kogu minu programm, 6 kursust, vajab 120 tundi. Kui ma viiendiku ja ma tahan öelda seda, et see ei tähenda seda, et ma ei tea, rahvakultuur kaob ära ja nüüd tulevad kõik droonid, ei, jääb kõik alles. Ma palun 1/5 inseneerile. Ja arvestades seda, et meil tegelikult on inseneeriat oluliselt rohkem vaja, siis pigem isegi vähe küsid. Aga mõtlen, meil on head näiteid, näiteks Eestis on vähe küll neid koole, aga üksikud on, kes on päriselt viinud selle kurikulumi sisse. Ehk siis need samad meie vahendid, näiteks Viimsi kool, mis on Eesti suurim põhikool, eks on, ma ei mõtle, täitsa paralleeli seal on. Et nende selles koolis igapäevaselt 500 last õpib meie vahenditega. Kastid lähevad meie garaažist kooli õpetada. Tund annaks täpselt sama metoodika järgi, nii et nagu kehaline kasvatus. Poisid lähevad ühte klassi, tüdrukud lähevad teise klassi. Ehk siis nagu paralleelide peale pannakse kokku. Et ja seetõttu nagu see keskkond jääb ikkagi nagu hästi toimivaks, on hea.
ja noh, sisu on sama. Ja see on nagu nii-öelda õppe ja nad loobusid ühest kunstiõpetuse tunni. Minu on asendid ühe kunstiõpetuse tunni. Ja noh, toimib. Ühesõnaga, et on tahte küsimus. On. Selleks ongi, et see tahet on vaja väga erinevatel tasemetel. Sul on vaja seda tahet kooli pool, sul on vaja seda tahet vanemate pool, sul on vaja seda tahet riigi juhtimise poole pealt. Et ma arvan, et ta on eri kohtades on eri kohtades. Ja, aga vaata, siin on ka see küsimus, et ega sul, olgem ausad, ega see puutöö ja heegeldamine ka päris tasuta ei ole. Et seal on ka sul ikkagi need masinad, asjad maksavad, nende hooldamine maksab. Mõtlen just, kui sa puutööd võtad, et kui sa võtad tavalise mingi väikse sae ja viili, siis tõenäoliselt selle omakulu ei ole nagu ülisuur, aga põhimõtteliselt ega ta ei ole ka nagu selles mõttes tasuta asi. Ja see on jällegi natukene nagu valikute koht, et mida sa kuhu paned. Et ega süsteemi nüüd siin nagu metsikult raha juurde tulemas ei ole, majandus küll hakkab üles minema, aga samas jällegi julgeolekurisk läheb hullemaks. Aga teeme see matemaatika läbi. Aga pigem see on sise küsimus. Ei, aga teeme korra matemaatika läbi. Meil läheb miljard haridusse igast. Et seda meie süsteemi me hoiame üleval aasta kulu on kuskil, räägin nüüd siis nagu logistika pluss kola pluss asja haldamine, me räägi õpetajate tasudest. Me tahtsin just öelda, et sellest miljardis ma arvan tõesti väga suur tükk on tegelikult õpetajate palgad. Aga ütleme niimoodi, et meil on, meie aasta kulu on umbes 250 000. Sellega tehakse 3000 last. Selles, kui me vaatame seda vanusrühma, hetkel on meil umbes vist 10 000 last on aastas. Võt ma niimoodi vanusrühmat 150 000 last on kokku. Ei, meil sünnib aastasse umbes 10 000 last. Järelikult on 40 000 on üldse kokku nagu 4 aasta peale nagu umbes 40-50 000 on kokku. Ja kui me sellest nagu nii-öelda kümnendiku enam-vähem teeme ära 250 000 siis 2,5 miljon on teed selle asja hind. Nüüd on see on poliitiline. Kas seal tuleb veel scaling factory selles mõttes, et kui sa seda lähed 10 korda üles võtta, sa ütlesid, kui sa seda juba jaotasid koolide vahel laiali, sa said hinda alla, et teoorias. Seal tõenäoliselt nagu midagi saab veel näppida, aga ütleme, me räägime 2-3 millisest investeeringust aastas. Et see oleks inseneeria õppe, oleks meil, sest need õpetajad saavad tegelikult hakkama. Viimsi kool ja siin on veel kooli, me tegime teste, tegime Pühajärve koolis ja Kohtla-Järvel ja ühes Põlva koolis, mis oli keerulise nimega, mida ma alati meie paatavad meelest, aga et me tegime neid teste Randvere koolis ja nii edasi, et õpetajad saavad väga hästi hakkama. Selle kohta on see lõputöö, magistritöö kirjutatud. Õpetajad kommenteerivad, et mida nad tundsid, mis ja nii edasi. Et me ei pea kartma seda, et õpetajad ei saa hakkama. Materjal on olemas, sisu on olemas, sisu toimib. Meil ka täna on üle 1000 lapse on ju ukse taga ootab. Praegu registreerid, saad oma lapse 2027 sügises. Et küsimus on nagu puhtalt nagu mõnes mõttes poliitiliselt tahtes. Ja ülejäänud on ainult kopeeritav. Teed samasugused logistikakeskused, ma ei tea, 3-4 tükk üle Eesti nagu meil on ja valmis. Toimib. Ei, see ongi nagu, ega me praegult vaatame ka ju seda konteksti, et kuidas seda konkurentsivõimet tõsta ja kuidas seda inimesi saada sinna inseneerias. Et see, et on vaja lapsi saada inseneeriasse, on ilmselge. Olgem ausad. Siis on vaja teha. Ja nüüd on vaja just see nagu rong teha, sest tegelikult nagu see, kas me nagu jaurame selle üle, et miks nagu, et kas me peaksime langetama lävendeid TTÜ sisse võtmisel või mitte, tegelikult see on nagu täiesti valest otsast lähendamine, sellepärast, et meil on vaja üldse aru saada, miks see lävend on madal, miks sinna aplikeerutakse nii vähe, miks lapsed ei armasta matemaatikat, füüsikat, mis võiks olla kõige põnevamad asjad üldse. Ma olen pajast, sest ma olen füüsika õppinud seda. Minu jaoks see on nagu kõige huvitavam asi. Aega keele õppe peale õpetades sellistel viisidel nagu me õpetame. Et seal on rohkem nagu see küsimus, et see mingil määral ka metodoloogiast ikkagi kinni, sellepärast, et minu jaoks on see nagu see võimalus avastada ja aru saada, kuidas asjad töötavad, on nagu see põnev osa, aga on ka asju, kuidas seda saab õpetada väga nagu tuimal. Näed, aga mõtled, meie näiteks inseneeri õppes on 1 tund on benchhüpe. Sa pead arvutama välja benchi kummi venivust.
Ja ma mõtlesin, et sa pead kõigepealt tegema arvutused ja siis hüppad. No selles mõttes nukud kukuvad laua ääre pealt. Okay. Ja kukuvad laua ääre pealt. Natuke julm oleks see, kui sa pead enda kummi välja arvutama. Aga mõtle, jumala äge on, kuidas sa pead nagu sa mõttes, sa teed ju graafiku, kuidas nagu raskuse suurenedes kummi elastsus nagu tõuseb. Ja seda nad õpivad, ongi see on see mänguline füüsika. Ja ma tahtsin öelda, et see on see elastsusteooria tegelikult, mida sa elastsusjõudid. Jah, et tegelikult seda sa õpid 8. klassis. Et ma mõtlengi, et ma ise käisin ka ju asendusõpetajaks olen käinud, siis ma mingi hetk õpetasin korraga 8.–12. ja seda oli näha, et tegelikult 8. kui nad alles teemaga hakkavad esimest korda kokku puutuma, on huvi mingil määral suurem, 12. on juba näha, kuidas on ära toimunud mingi klassifitseerumine. Kellel on see huvi ära tapetud ja kellel see veel alles? Mina olen seda oma laste pealt vaadanud, et auku ei tohi jääda. Nii kui on teaduste aines on auk, haalad, käisid reisil, tekkis mingi auk või jäi mingi teema jäi segaseks või omandamata. Nii on probleem. Et selles mõttes ma tahaks ikka kiita meie stuudiumeid ja e-kohole, et see ikkagi annab selle kaasatuse. Ma ei tea, kui paljudel vanematel siis on lülitatud, meie peres ikkagi jälgime seda, et kuhu kohta lapse hinne kukub. Kui on esimese klassi poole seas, siis on kõik hästi. Viimase kolmandiku peal, et siis me küsime, et kas sa said aru või sa vajad nagu järgi aitamist. Et ei pea olema kõik 5, aga peab olema nagu enam-vähem klassi keskmine tulemus. No see on koht, kus ma ise olen ka, vaata pere kodus kirjutasin ka, et mina ise olen rohkem seda usku, et hinne on saatanast ja tegelikult mis on vaja, on see konstruktiivne feedback. Et tegelikult see sama, mis sind ju tegelikult ka huvitab, et kas ta on mingitest asjadest aru saanud või tegelikult on mingid kohad, kus ta vajaks. Ma siin saate seda pikkust raiska, sõnaga, meil on täna olnud Eestis päris palju juba erakoole, kes on kasutanud seda sinu tagasisidestamise meetodit. Ja ütleme niimoodi, et algklassides ma ütlen, et see on ainuõige, et see ongi nagu mõistlik. Aga nüüd, kui nad jõuavad gümnaasiumi piiri peale, ütleme 7, 8, 9, 10 klass, kui sul ei ole korralikku feedback loopi olnud läbi hinnestamine, vale ja nii edasi, mis on hea, mis on halb, lastega on ikka päris palju probleeme. Ma ema ise nagu koolipsühholoog on, et ei küll ei ütle, et see või teine, aga ta ütleb, et väga palju tuleb. Ei ole harjumust õppida, sest ei ole kunagi olnud. Aga see on teine teema. See on, ma ise propageerin ka Montessorit, seal tekib see harjumus õppida hoopis muudest motivaatoritest. Aga okei, sellega me läheme tõesti nagu mööda tangentein nagu kõvasti kaugele. Aga ma arvan, et ega selles mõttes see baasprintsiip, et ma arvan, et me tegelikult ühiskonnana ei kaota, kui me seda nagu toome sellesse klassikalisse tööõpetuse või selle nagu ainekavast teeme nagu vahetus, et jääb sul üks mingisugune pott treimata või üks alus treimata või jääb üks linik kudumata, aga sa teed selle asemel nagu robootikat, siis ma arvan, et tegelikult summa summarum see laps võidab. Neid saab muide Unicorn Squadi kodulehel saab vaadata neid. Või sa proged endale troonimiskoop. Aine sisusid. Ütleme niimoodi, et tunnid algab pihta nagu väga lihtsatest asjadest. Kuidas toimib teatrilava valgustamine, mis on soevalgus, külmvalgus, mis on pöördlava, ise paneb proged selle lava pöördlema ja nii edasi. Lihtsalt asjadega hakkab pihta. Iga kursus krutib natukene raskemaks, kui suures niimoodi on alati, et igal kursusel on korran trooni, järgmine kord trooni on järgmise kursus. Trooni kursus läheb järjest natuke raskemaks. Esimene trooni ülesanne on selline, et klassi keskel on kast, mis on mets. Sul antakse troon, mille peale on 3D prinditud sadul, mille peale läheb pingpongi pall. Sa pead progema selle trooni tõusma üles, natuke kõrgemale, sõitma metsani, siis tegema siukse flipi, mille peal see pingpongi pall peab kukkuma sinna kasti, siis tulema tagasi ja maanduma enam-vähem samas kohas, kus kohas. See on esimene trooni ülesanne. Rebastele vaktsiini meimine, asja nimi on. Nii, see on terve tund. Järgmine pool aastat hiljem on, pead leidma metsa kadunud inimesi. Maha pannakse küünlad. Sa pead trooniga suutma sõita tsükleid niimoodi, et õpid programmise tsükleid. Ja pead sõitma tsükleid niimoodi, et kõik küünlad kustuvad ära. Et sa oled nagu sa oled üle lennanud sellest küünlast, siis sa oled nagu leidnud tema. Et, ja niimoodi järjest nagu krutib raskemaks. 4. kursuse tüdruk progeb mururoboti.
ehk siis kinnises alas, piiratud alas. Optimaalse trajektoori. Ei üks optimaalsega, vaid mururobotid on suhteliselt rumalad tegelikult. Nad on otse kuni takistuseni, siis 40 senti tagasi, pööre randomiga, jälle otse kuni takistuseni. Koodi on umbes nii palju. Aga mõtle, kui sa saad aru, et see keerukas masin, mis lõue peal sõidab, tegelikult on nii palju koodi. Siis enam ei saa aru, miks sa nii palju sellest maksid. Aga just, see on teine teema umbes. Või siis nad teevad, progevad ise valgusfoori. Kui nad on varasemates kursustes on õppinud dioodlampe ühendama nii-öelda vooluallikaga, siis 4. või 5. kursus on nii, et valgusfoor, et sul on punane diood, kollane, roheline ja peadki tegema punane, siis koos kollasega, siis ainult roheline, siis roheline vilkuma, siis üksinda kollane ja siis punane. Et sa hakkad aru saama, mismoodi foor nagu päriselt töötab. See on nagu reaalsüsteem, seda õpetati meile omal ajal TalTechis esimesel kursusel. Või teise kursuse aine oli reaalsüsteemid. Meil 10 aastat turukad progevad niisugust asja. Et nad tegelikult on ülivõimekad. See on ülipõnevad tunnid. Et ja mõtlen, me saame aru ka, et see, et kõik lapsed Eestis saaksid koos kolaga ja koos logistikute kuluga maksab umbes 2,5 kuni 3 miljonit eurot aastas. See on kõikidel lastele kätte saadav Eestis. See on siis keskmiselt 2 euri per nosu Eesti elanikele? Ei, selles mõttes, nii tohi kunagi arvutada. Ei, aga selles, et muutub juba päris adekvaatseks ju. Ei, nõus, aga pigem sa võiksid arvestama, et mis on 1 tunni hind. Nagu sa võtad laste arvu ja võtad, et see on kokku aastas on 2 kursust 40 tundi kokku, akadeemilist tundi kokku, et siis saad tunni hinna. Saad ma arvan, kus umbes natuke alla euro saad selle. Et minu meelest on see no-brainer, aga nüüd on küsimus jälle, et me oleme siiamaani nüüd siis 7-8 aastat pusinud ja eks me pusime edasi oma tüdrukutega, aga meie unistus on muidugi alati on see, et see muutub koolisüsteemi osaks. Ja siis pole meid enam vaja, et siis võime panna, tegeleda ainult sellega, et ma ei tea, optimeerime logistikahendeid ja kaupleme paremaid hindu välja või ütleme selles mõttes, et meie jaoks ega tunde on tõenäoliselt juurde vaja ikka välja mõelda vahest, et uuendada. Ja et õpetajad teeksid või ma tea, haridusministeerium teeb hankegi, teine õppis võidab, me oleme isegi nõus oma contenti ära andma, et üldse nagu põhiline. Aga jah, küsimus on lõpuks praktikas, sa pead tegema trenni, ehk siis see, et õpetajad veavad oma lapsi AH-sse, nad veavad neid Rakett 69 teadustudesse, see kõik on õige. Aga veel parem oleks see, kui nad päriselt panevad rohkem käed külge, sest täna käed külge panevad ikkagi ainult Rakett 69 teadustuudiotes. On nagu muuseumikki rohkem. Natuke saad käsi külge panna seal veedünaamikat teha ja muud, aga see on ette progetud asjad. Just, aga ei, ma olen suga nõus ja ma arvan, et teeme ära. Davai. Aitäh tulemast. Jah.